Eestis on iga teine inimene ülekaaluline ning nende inimeste arv aastatega ainult kasvab. Kuid mis on selle kasvu peamiseks põhjuseks? Kui nüüd rääkida ülekaalu põhjustest, siis väga palju aastaid oli selline natuke lihtsustatud lähenemine, et ülekaalu põhjus on see, et me sööme liiga palju ja liigume liiga vähe. Et loomulikult see on õige, aga see ei ole nii lihtne. Et see ülekaalu nii-öelda teke või kaalu tõus on seotud paljude erinevate faktorite koostoimetest, kus siis ühte osa mängib see liigne söömine ja vähene liikumine. Sinna juurde tulevad meie geneetilised eeldused, tegurid, mis me oleme nii-öelda pärandina kaasa saanud. Edasi hakkab rolli mängima keskkond. Kui meid ümbritseb keskkond soodustab valede või ütleme tervist kahjustavate faktorite faktoritega kaasaminekut, valede võib-olla toiduvalikute tegemist, vähest liikumist, siis võib üksik inimene olla selles suhtes päris jõuetu vastu seista, kui näiteks osades riikides ei ole selliseid kõnniteid või jooksuradu või poodide valik on selline, kust häid valikuid teha ongi keeruline või märgistused on sellised. Loomulikult inimeste enda teadlikkus mängib seal rolli, aga tulles nüüd nende faktorite juurde veel tagasi, siis keskkond, eks ju, siis tuleb geneetika, siis tuleb siia juurde tegelikult selline varane juba ema üsasisene lapse areng, mis on näidatud, et seal võivad olla seosed, see varane areng ja esimesed eluaastad, kuidas sellel on seosed. Ja siis hakkavad tulema juba meditsiinilised faktorid sinna juurde, tõepoolest mingid haigused, mis teatud määral võivad soodustada kaalutõusu, teatud ravimid, mis võivad seda teha. Nii et see pilt on palju laiem kui ainult see, et söö vähem ja liigu rohkem ja mitte kuidagi ei saa täna üle ega ümber vaimsest tervisest. Vaimne tervis on väga tugevalt seotud meie toiduvalikutega või see, milliseid toiduvalikuid me teeme, millal me neid teeme, mida me sööme ja väga palju ülekaaluliste seas on sellist toitumishäiret nagu liigsöömishäiret. Nii et neid aspekte on väga palju, millega ülekaal seondub. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!